Tere kallid kuulajad, ma olen Kirill Pavlov ja täna ma jutustan teile Hiiu kannelist. Ja räägime Hiiu kandle ehitusest. Hiiu kannel on poognaga mängitav ja seega muudest kanneldest üpris erinev keelpiil. Selle korpuse moodustab nelinurke kõlakast, mille on ülemises osas liidetud nelinurke raam. Raami ja kõlakasti külge on kinnitatud 3-4 keelt. Kelle materjaliks on hobusejehvid või loomasooled. Tänapäeval kasutatakse vahel ka traktkeeli. Poognaks on hobusejehvidega viibu. Kannelt mängitatakse istudes, hoides pilli põlvede vahel. Ja praegu kuuleme polka, mille autor on Mart Kaasan. Hiiu kanle ajalugu. Hiiu kanle eeskujuks oli tõenäoliselt poognaga mängitav lüüra. Sellist sorti pillid olid laialt levinud Briti saartel juba 1000 aastat tagasi. Eestisse tuli pill eeldatavalt 13 või 14. sajandil siia ümber asunud rootslaste vahendusel. Kõige rohkem mängiti Hiiu kannelt Vormsi saarel, kus seda nimetati rana-rootsi keelest talharbaks. Pilli nimi Hiiu kannel ongi pisut eksitav, sest jätab mulje pilli seostusest Hiiumaaga. Asja on aga sellest, et Vormsi saart kutsuti Hiiu-Rootsi saareks, sest see asub poolel teel Hiiumale.
Hiiu kannalt mängiti kõrtsides ning pidudel tantsu, vahel ka laulusaateks. Pillil oli väga tähtis roll Vormsi pulmatavades. Saarel oli palju tarhalpasid, kuna selle pilli valmistamine ja mängimine kuulunud rahva mäletuste järgi iga Vormsimehe põhioskuste hulka. Hiiu kannal tänapäeval. Tänapäeval ehitatakse ühe rohkem uusi pille, võttes eeskujuks ennekõike Vormsi talharpad. Pille on seeni valmistanud meistrid Indrek Roosi, Rait Pihlap ja Raivo Sildoja. Repertuaaris on eeskätt Eesti, Rootsi ja Eesti tantsulood. Tuntumad Hiiu kandle mängijad on Karoliina Greintal, Jaane Suits, Marko Veisson, Raamo Teder, Eva Taltsi ja teised. Hiiu kannelt mängima saab õppida Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Näljakad ja huvitavad. Kahjuks on see lugu näljast kaugel, aga ajalugu räägib meile, et 19. sajandi teisel poolel elas Vormsi saarel pastor Öster Blom. Küllap teda hairis saarerahva lõibus ja pidude rohke elu, kust kunagi ei puudunud ka tants Hiiu kandle saatel. Nii juhtuski, et ka käskis kõik patused tantsupillid saare pealt kokku koguda ja ära põletada. Ainult üksikud julgeid kasutasid pilli kodus edasi. Igal juhul väga tore, et tänapäeval ei pea kartma ja võib Hiiu kannelt mängida igal pool. Ja veel kuulame labajalg number 1, mille autor on Juuri Pruus. Hiiu kannel Euroopas. Hiiu kandle taoliste pillide ajalugu on pikk, ületudes teadaolevalt 11. sajandisse. Teonäoliselt on pill pärit Briti saarelt, kus see on muutunud näppepillist poogenipilliks. Sealt rändas pill arvatavasti Schotlandi saarte ja Norra kaudu Rootsi, edasi Eestisse ja Soome. Põhjamaade vanim teade on Trondheimi katedraalis säilinud kivikuju Hiiu kandle taolise pillimängijast umbes aastat 1350. Ja järgmisena kuulame Lavajala valsid Hans Renkvisti järgi.
ja lõpuks kuulame Jauhi orkestri Nikodemus.
tänaseks lõpetame. Aitäh tähelepanu eest!